mul tuleb hoopis see mõte, et valetamises ei ole midagi, no seda ei saa niimoodi kõige täiega nagu hukka mõista. Ega hukka mõista ei olegi, aga lihtsalt, et mis asi see on, kui sa oled teadlik, et ego manipuleeris tõde, ütleme nii. Milline on viimane hetk, kui sa tead, et ego manipuleeris tõde või moondas tõde? Kas sul on olnud täielikku ego lahustumust ka, kus sa oled nagu ühinenud, ütleme, universumiga, see teadvus on ühinenud universumi teadvusega, et ego on lahustunud? Arvan küll, on olemas, on olnud üsna laiu samastumisi, jah. No eeskätt läbi kunsti ikkagi, eeskätt läbi muusika, läbi filmi oled nagu ära kadunud. No Ingvar Villid on ilusti öelda, et me võime samati seisundit saavutada samastumist mis tahes tegevuste puhul, millesse me ennast unustame, eks ole. Näiteks peseme nõusid, eks ole, aeg kaob ära ja või noh, ma ei tea, jääme vestlema kellegagi dialoogi seal ja aeg kaob ära ja on ainult see puhas mõtlemine, eks ole. Et ma arvan, paljud inimesed keskendudes, ütleme, need jooga 3 kõrgemat astet, Patanjali joogale, et keskendumine, siis meditatsioon ja samastumine, et algul me nagu peame pingutama mingile tegevusele, et seda teha, siis see tegevus hakkab toimuma eneslikult ehk meditatiivselt ja lõpuks me muutume ise selleks tegevuseks ehk siis samastume. Nii et küsimus on, et millega me samastume, lihtsalt ütleme jooga kõrgem aste samastub Jumala Ishvaraga, eks ole, klassikaline jooga. Ja huvitav minu jaoks see, et see ongi fakti, see on nüüd andunud pühendumine Jumala Ishvarale. Ma nüüd ei oska täpselt öelda, millisel müstitsismi astmel see Jumal seal nagu kasutuses on nii-öelda Ken Wilberi hierarhiates, aga see on huvitav, et sellise kriia jooga, teadlikkuse jooga kõrgeim aste on bhakti või seesama nagu lunastususund, nagu kristlus või et andunud Jumala. Ja, nagu ma ennegi rääkisin, kriitilistel aegadel ma tegelen palvetamisega. Ma ei ole võimeline olema teadlik, sest et mingisugune hoop, mingi löök tuli, eks ole, ma samastun oma kannatustega, nüüd ma otsin abi, eks ole. Ja siis ma praktiseerin bhaktit, eks ole, ja see aitab mind. Ja kui ma olen jälle tugev, siis mul on väga kerge olla lihtsalt nendes teadlikkuse vipassanalikes nagu mängudes või kaemustes ja see on hästi huvitav. Jälgida enda ja teiste teadvuse mänge nii-öelda. Ja tajuda ära ka tema teiste teadvuse struktuure kohati, et mis astmel see inimene on tähendab oma samastamist. See kusjuures on väga põnev nagu seda avastada. Lähedki kuhugi seltskonda, uute seltskonda, siis päris kiiresti käib see mingi alateadlik kaardistamine, aga täna ma märkan seda oma sellisest seisukohast. See on nii põnev. Okay, see on kuskilt seal, see on kuskilt seal, temaga ma saan nii rääkida, temaga ma saan nii rääkida, siuke. Ja siis on mõni inimene, keda ei oska määratleda. Anomaalia. Saad aru, niivõrd suur, et tal ei ole nagu raame ja siis see on eriti põnev, et saaks need raamid nüüd kätte, et kus need raamid on, kas ma ulatan nende raamidele või ei ulata. Samas võib olla inimene ka tegelikult sõltuvalt mingist eluvaldkonnas erineval tasemel. Jaa, täiesti. Mina näiteks olen jälginud seda spiral dynamicsi teemat, seal on ka need psüühika tasemed, mis ongi, et mingi kohaga tunned, et oled seal kollases ja seal kõrgemal, mingi tunned, et oled sinises, et nagu täiesti erinevatel tasemetel on erineva eluvaldkonnaga. Jah, see on ka transpersonaalne mudel ju. Ken Wilber võttis selle hiljem ka üle ja täiendas seda Chris Conan ja Gravesi spiraldünaamika mudelit. Mulle on ka see hästi lähedane mudel tähendab. Ja see seondub nüüd nende arenguliinidega, et ühed on need astmed, mida on seal 5 tükki näiteks, mis on püsiv teadvusstruktuur, inimene pidevalt püsib sellises teadlikkuses, eks. Ja teised on nüüd arenguliinid, mis on erinevad tõesti võimed ja anded, need on paarkümmend erinevat. Ja need võivad olla väga erineval astmel, et võib endale joonistada isegi sellised tulbad eri kõrgusega, eks ole. Et mis 10 punkti süsteemis,
või ma võin teha ka sellise nagu kontsentrilise nagu päike, eks ole, ja iga kiir tähistab ühte siis liini. Ja siis ma võin anda ka seal numbrilised väärtused ja vaadata, mis kujund seal kujuneb, mingi amööb, eks ole, siuke. Või on ümmargune tõesti juba, eks ole. Ja need arenguliinid saab nüüd taandada tegelikult 3 põhilisele suurele arenguliinile. Ken Wilber teeb seda. Ja need on Platonilt pärit siis, eks ole, tõde või noh, ütleme selline mõtlemisega seotud, kaemusega, läbistava tarkusega seotud, siis on armastus või headus või hüvelisus, eks ole, ja siis on ilu. Et tegelikult kõik need liinid saab rohkem vähem taandada nendele 3, kõik need 20 erinevat liini. Ja nagu sinagi praegu ütlesid, et inimene on eri liinides väga erinevatel astmetel. Ta võib olla geniaalne teadlane näiteks oma mõistuse omadustelt, aga tema moraal võib olla väga madal. Ta võib rajada biorelvi ja aatompomme ja nii edasi, nagu me täna sageli näeme teadusmaailmas, kus teadus on ära ostetud lihtsalt ja teenib mingi väga kitsa seltskonna huve lihtsalt, eks ole. See scientismi need kummardajad nii-öelda. Ei no scientism on teine asi. Scientism on, kus inimene siiralt arvab, et tal on tõe monopol oma naiivsuses või kogenematuses. Aga teine on see, et kus ta on ennast ära müünud lihtsalt. Või tal ei olegi valikut. Et kas ta nüüd saab ennast teostada, kas ta saab rahastusi ja nii edasi, eks ole. Asi on niivõrd karmiks kohati läinud. Et sa ei saa alati teha seda, mida kutsumust ja sinu moraal lubab, eks ole. Et siis sa pead kuidagi seal vingerdama. Valik tegelikult on alati olemas, aga lihtsalt mis valiku tagajärg on, see on teine küsimus. Ja. Aga ma sellepärast mainin seda, et kui sa mainisid, et ei suuda mõnda inimest nagu lahtedada kuskile, et see võibki olla sellest, et kuna tal on nende tasemete erinevus nii suur, et mingis on ta hästi kõrgel, mingis on ta hästi madal, siis ongi, et kuhu ma sind lahterdan, et siis ei saagi panna. Siis sa ei saa lahterdada, jah. Aga kas ongi vaja? Siis sa hakkad tema õpilaseks, Just. Et igalt ühelt on tegelikult midagi õppida, et keegi on alati sinust mingis asjas parem, et vahet ei ole, mis... Jah, see on tõesti nii. Ma ise siin imetlen selliseid ehitusmeistreid, kes on eluaeg ehitanud ja ma puutun kokku viimastel aegadel ja ma sügavalt imetlen nende meisterlikkust ja taiplikkust ja kogemuslikkust ja kõike seda, kuidas nad teevad seda. Ma ise, ma tõin ka ühe märksõnana, mulle endale ka meeldib disainida oma kodu, ütleme ja tahtsingi selle riiuli kohta küsida, mis su selja taga on ise tehtud. Tuus. Siin ma tõmbasin, eks ole, selle tapeedi maha, tagant tuli palksein. Väga äge. Kõrvalt on näha, on palksein, eks ju. See on sisesein. Päris palgid. Päris laiad. Mingisugune uks oli siin. Ja siis ma mõtlesin, mis ma selle ukse avaga teen, et panen siia palkriiulit siia, siis panen kõige tähtsamad raamatud nagu siia. Mul on vastassein, on terve sein on raamatuid täis, aga tähtsamad asjad. Meil on Maikoga veel minna. Ja, ma olen ka puussepp, tegin endale raamaturiiuli. Veitsa nagu öökull, tiivad laiali ja jalad kall. Väga huvitav, Läksin loovaks kätte ära. Selle oma ala nagu profiks olemisega tuli mulle ka üks lugu meelde autoremondikojast, kus need on need vanad kogenud mingid autoremontijad, need tunnevad hääle järgi juba ära. Et oligi mingi auto viidi remonti, mingi uued nokitsevad seal mootori kallal. Ei saa aru, kuskilt mingisugune asi on nagu jama ja suvaline tegelane, kes tegelikult parandas muud autot, lihtsalt kuulis, tuli pistis käe mootori vahele, sikutas midagi natukene, ütles davai, nüüd on korras. Kuulmise järgi sai aru, et kuskil mingi asi, millega ta oli kokku puutunud varem ja teised nagu, mis siin viga on ju. Ja siuksed on need hindamatud töölised tegelikult. Võib-olla, aga sellised on need hindamatud töölised tegelikult, kellel on selline kogemus. Jah, et nagu see enesearendus mingi raamatutes päris palju on kasutatud seda, et maksis, et allveelaev oli katki, kutsuti mingisugune spetsialist kohale ja siis ta käis ringi, koputas kuhugi ja allveelaev läks tööle. Ja siis kirjutas tšeki
19 000 või 20 000. Tulla kohale ja mis iganes koputamine 1 euro või $1, teada, kust koputada 18 000. Ja sa küsisid, et see töö oli nii väike, et millest ei suurt hinda küsida. Aga ma koputasin õige koha peale lihtsalt. Möllab terve kuu aega ei saa ka pihta, eks. Mul kõrvalt just öeldud sama asi, aga tegelikult ma tean seda näidet. Kruvi, et elekter kadus Tšehhist ära. Kuskil suur Tšehh. Tuli elektrik kohale, võttis suure kilbi lahti, keeras ühte kruvi, pool keeret ja korras ja küsis ka samamoodi. See on tuntud lugu, sellel on palju variante, tähendab, see on siuke arvatud. Aga tahtsin sihukest asja küsida selle ego lahustamise ja selle koha pealt. Kas sa psühhoteelset asja oled proovinud oma elus? No paar kord olen, aga mulle nad eriti ei istunud, tähendab. No aiast ma üldse ei räägi, seal on lihtsalt oksendad 2 ööd järjest, aga jätte oli selles mõttes, indiaani riitus terve öö, eks ole. Ja alles hommikul ma järgmise päeva õhtuks sain aru, et milles see efekt oli. Lõi psüühika nagu sassi või? See oli siis, kui urbid hakkasid korraldama Naissaarel neid kursusi laagreid ja indiaani laagreid ja siis Tarmo mind ka valis tookord siis sinna nagu rühma, kõik sinna mahtunud. Ma mõtlen ajaliselt, millal see oli umbes? See võis olla, ma arvan, see oli ikkagi juba Eesti teise vabariigi ajal, 90. Tükk aega tagasi. Aga võib-olla su psüühika ei olnud valmis veel siis või? Ka võib-olla, kui sa mingit otsest sellist... Ma sain kogemuse, ma väga tugevalt muutusin, aga ma sain sellest alles õhtuks aru. Et ma olin nii samastunud selle mingi asjaga, mis sealt minust nagu välja tuli. Et see oli nii sügav ja nii kaval, et see oli fenomenaalne mõju oli, jah. See on päris äge. Aga ayahuascaga oli ka mingisugune, mida me ei mäleta jälle, mingisugune sihukene seisund oli, jah. Mingi tabamatu seisund siis oli. Aga mingisugust nii-öelda juhatust või sellist ei saanud või selgust või? Ei. See on väga huvitav. Ei olnud elus selline periood, kus oleks vaja olnud mingit suunamist, ei olnud kuskil allakäiku. Sina ju, Maiko, käisid just siis, kui sul oligi elu nii-öelda madalseis mingisugune. Mina olin oma hinge tumedat tööd läbimas aastaid jutti lihtsalt läbi aklihamasina ja siis lasti sinna, et ma saaksin selle Eesti mehe tugev ei nuta ja värki, et sain selle maski maha, nutsin 4 tundi järjest. Täiega kõik lapsepõlve valu, nägin terve elu lõpuni välja enda noorusaega. Kõik, mingi 3 korda peaaegu arst surnud elu jooksul ja hästi palju üksi olnud selles suhtes ka see, Peeter, sinuga oli see lapsepõlv nagu sarnane. Ma kuidagi eraldasin kogu aeg ennast, ma tundsin igal pool nagu ma oleks UFO. Ma ei kuulu ei peresse, ei külla, ei kooli. Nagu hästi selle nagu ise teadlik kuidagi. Ja et isa jättis maha esimene poeg, vanem vend. Pidin kohe hästi ruttu, juba 11 aastat pidin jänese ära tapma, et pere saaks talvel nagu jõulude ajal vaata süüa, sest et kasvuisa oli maani täis. Ja ma nutsin, tegin sellele jänesele mingi tund aega pai, nutsin ja siis lõpuks lõin ta maha vaata. Ühe löögiga ei teinud ära ka, et see oli nii fucking piinarikas, nii dramaatiline kogemus mulle. Rets. Ja siis ühesõnaga selle ayahuascal ma nägin kõike seda järjest, kuni peaaegu nagu sinna sünnini välja, siis lihtsalt nutsin. Käed, jalad laiali, alistusin täielikult, olin valmis ära surema ja lihtsalt nutsin. Ja sain kiita selle nii-öelda ema ayahuasca käest, et Maiko, vaata, kui tugev sa oled olnud. Kõik need kannatused, et meeletu kogus ja kui sügavale sa oled maha matnud, et nagu aktsepteeri ja hinda seda jõudu, kui sügavale on inimene võimeline iseenda sees peitma mingisugused asju. Lubamata endal tunda, kui tundmine on nagu reaalselt üks suur osa inimeseks olemisest. Ja see oli nii võimas. See on täna, nii kui ma räägin, mul tulevad kõik need karvad igasugused, mida isegi ei ole, need tulevad püsti. Muide, mul tuli meelde, et
kui ma lähen näiteks oma tütre koju, no kus ma ka olen nagu abiks, seal on üht-teist veel teha natuke. Koos ehitasin maja seal. Ja siis mul on sama efekt umbes, nagu sul sa räägid Ayahuascaga. Et kõik see, mitte see minevik, mis mul on temaga koos olnud, vaid ka paljud eelmised asjad niimoodi. Ja siis ma ka sageli nagu nutan ja väga sügav seisund, kus see kogu elu panoraam nagu. Ja siis ma olen selle sõnastanud niimoodi, et see on selline nagu ilus valu või valus ilu. Et kui me vaatame tagasi nendele aastakümnetele, ma ise olen mõelnud, et ma olen ühes kehas võib-olla, elan 5. elu praegu, eks ole. Et ma olen 5 väga erinevat eluperioodi nagu läbi elanud väga erinevate inimestega. Ja kus on hästi palju ilu olnud ja hästi palju valu, eks ole. Ja see on kõik nagu kristalliseerunud ja nüüd, kui ma sinna tagasi vaatan, siis ongi nagu selline lihtsalt pühaduse kogemus. Ja, suur tänu tunne. Jah, kus on see väljakannatamatu teatud selline suurus. Pühaduse definitsioon on, ütleme, Rudolf Otto ja Emil Durkheimi järgi on see on õõvastava ja kütkestava ühtsus. Ühelt poolt on hirmu äratav, ta on selline aukartust äratav, õõvastav, hirmutav ja teiselt poolt on ta tohutu ligitõmbav. Ja nüüd sa oledki siis seal vahel niimoodi ja sa tunned seda suurust, et need mõlemad äärmused on juba nii suured, et sa ei kannata neid välja, aga nüüd on meil koos ka, et miks Jumal on püha, et sul on 2 väljakannatamatut asja peale selle veel koos. See on tõesti mingi siuke asi, et sa lihtsalt, kui sa seda koged, sa langed põrmu lihtsalt kõik. Alistudki nagu täielikult. Alistud või kaotud meelemärkus või ükskõik, nagu öeldakse, et Jumal tuli, langesid põrmu. Et see on see pühaduse kogemus. Ja mul on seda sageli olnud, kui ma puutun kokku kellegi minevikuga, enda minevikuga, kellegi lähedase inimese minevikuga. Ja ma tajun nagu sellist panoraami. Võt siin on huvitav see kohalolu fenomen, mis ütleme, Eckhart Tollelt on ta tulnud meile siin kultuuri sisse, aga siin tuleb eristada 2 tasandit, et üks on see imiku kohalolu, kus ei ole ei minevikku ega tulevikku, on lihtsalt see hetksi. Nii nagu parajasti tajub. Ja siis on nüüd selle meistri kohalolu, kus on kogu mineviku kogemus ja kogu tuleviku perspektiiv on siin. See on tohutu rikkalik kogemus. Ja see on enamasti püha kogemus. Lahe. Mul jäi tegelikult vahepeal üks küsimus küsimata, mida ma tegelikult tahtsin küsida. Et siis, kui ma küsin sellest ego definitsioonist, et meil on tegelikult, võib öelda nagu 2 sellist mõttekeskust, mitte mõttekeskust, aga mõtteloojad siis peas. Et üks on see, mida me teadlikult mõtleme kogu aeg, et näiteks nüüd ma tahan hingata siin sügavalt, ma keskendun sellele, et mul on oma mõtted ja siis on need mõtted, mis tulevad lihtsalt automaatselt kogu aeg peale. Et kuidas sina neid liigitad või kuidas sa neid defineeriksid, et miks meil on nagu, üks on see, et nad on tegelikult ju mõlemad peaks olema nagu ego osad. No mõtlemise, minu jaoks on need ongi 2 mõtlemise erinevad tasandid. See esimene, mida ma teadlikult mõtlen, ratsionaalloogiline tasand, see on mentaalne tasand, see on mentaalkeha. See on mõtlemine teadaolevas. See ei ole loov mõtlemine, see ei ole eriti loov mõtlemine, ta mingil määral võib olla ka loov, aga teine on intellekti tasand, nüüd joogalikus mõttes. Intellekt on 5. tasand, 5., 6. tasand, 7. See on loov mõistus. Ja seal ma ei mõtle teadaolevast, vaid seal mulle antakse kogu aeg tundmatusest. Ja kui inimesed on dialoogis, intellekti tasandil, me saame olla dialoogis, siis see on tohutu loominguline protsess. Sest mõlemale kogu aeg antakse või kõigile antakse ja mõte sünnitab kogu aeg uut mõtet niimoodi. Ja lühikese ajaga võib avastada väga sügavaid seoseid, mida muidu võib-olla üksi aastaga ka ei avastaks. Et need on 2 erinevat, et neid sageli aetakse segi. Mentaalsus on seotud rohkem sellise teadaoleva, ütleme, sageli öeldakse targutamine. See muutub nagu nüriks ja igavaks lõpuks. Inimene korrutab sama asja, eks ole, ma tean, ta on sellest rääkinud juba ja jälle on seal kinnises ringis, eks. Aga intellekt on selles mõttes hästi kütkestav ja seda võib nimetada, see on ka tõeline filosofeerimine. Et see on, kus tundmatusest tuleb kogu aeg materjal alla. Oma aju poolt koos kasutamine. Nii intellekti kui siis seda holistilist kaastundlikku poolt. Ja.
Intellekt nüüd Kriya jooga mõistes sisaldabki teadlikkust, intuitiivsust, taibukust, eristavat tarkust, läbistavat tarkust ja nii edasi. On palju kvaliteedid nagu koos. Kõrgemad mõtlemisvõimed. Jah. Lihtsalt oma sellest praegu nagu sellest kanaldamist või sellest mõtte, nagu kui see mõttelõng tuleb ja muudkui läheb sealt kuskile poole, et öeldakse küll, et nagu meditatsioonil jälgi oma mõtteid, et millest sa mõtled, nagu jälgi neid kõrvalt. Aga minul on see, et kui mul tuleb mingi mõte, nii see hetk, kui ma saan sellest mõttest teadlikuks, siis ta lahustub, ta on kadunud. Ma ei saa seda sama mõtet enam edasi mõelda. Ei ole see, et jälgi nüüd seda mõtet, mida sa mõtled, et nii kui ma teadlikuks saan, nii on nagu läinud. See on nagu, kuidas ma ta jälgin siis, kui ta ära kaob. Ja meil jääb uuesti tühjaks, eks ole, saab järgmine mõte tulla. No jah, aga ma teen sama mõtet, ei saa enam jälgida, siis ta kaob ära kohe, nii kui sa teadlikuks sellest saad. See on nagu sellest huvitav. Et no, kuna me kogeme tegelikult kõik erinevalt neid asju, eriti mis meil toimub peas, siis me keegi teab, mida teine inimene meditatsioonis kogeb, kuida tema neid mõtteid nagu tähele paneb ja kuidas ta tajub neid. Ja, et see on maailm, mida me kõik ju näeme erinevalt või kogeme erinevalt. Siis me ei saa öelda, et kuule tead, sa tunned seda, et see tuleb siit, on ju mõtted siit ja sealt ja teine tean küll, aga nad võib-olla mõtlevad hoopis mingist muust asjast. Üks mõtleb ühte moodi, teine mõtleb teist moodi. Vot siin on huvitav, nüüd see Ken Wilberi viimane raamat eesti keeles on see integraalne meditatsioon. Ja siin ta annab selliseid harjutusi, teadlikkuse harjutusi, vipassanalikke mindfulnessi harjutusi, eks ole. Ta väidab, et need tavalised meditatsioonid ei teadvusta meile meie teadvuse tasandit. Nad teadvustavad meile teatud kõrgemaid seisundeid, mis on ajutised, tipukogemused. Aga see varjatud kaart, mille läbi me maailma näeme, see meditatsioonides ei tule esile. Ja nüüd ta pakub sellist nii-öelda mindfulnessilikku, ütleme, meditatsiooni või meditatiivsust. Ja seal on ka huvitav seesama asi, et ta pakub seal ka maitseid ja lõhnu. Et kuidas see mõte või kuidas see tunne lisaks sellele, mis ta on, eks ole, et kus ta asub, mis maitse tal on, kas tal on mingi lõhn, eks ole. Et see nagu igakülgselt nüüd oma teadlikkusega valgustatada. Ja läbi selliste harjutuste sa kiiremini liigud nagu ühest teadvuse tasandist teise. Et sa ei jää sinna samale tasandile nautima neid erinevaid seisundeid. Ja ta väidab, et alles transpersonaalne psühholoogia viimase 100 aasta jooksul on avastanud need teaduse tasandid. Et traditsioonitarkus tundis põhiliselt seisundeid. Kõik need suured gurud ja valgustunud, nad kirjeldavad teatud samati seisundid, eks ole. Aga meil on raske hinnata, et milline oli nende teadvus. Loomulikult kõrged seisundid tõstavad ka teadvust, eks ole, struktuurina. Aga meil on raske hinnata, et sageli mõned suured õpetajad on olnud mingis valdkonnas väga sellised primitiivsed või alatud või isegi ebamoraalsed ja nii edasi. Ma korra segan vahele. Kas sa mõtled siin seda, et üks on nagu see Ken Wilber nimetab ärkamine, mis ongi need vaimsed kogemused ja teine on ego kasvamine, et sa mõtled nagu seda, need teadmistasandid on siis see ego kasvamis. Täpselt nii ta nimetabki, ärkamis ja kasvamis nagu jadad. Et ärkamisjadad on siis need seisundid, mida me meditatsioonides kogeme heal juhul, eks ole, järjest kõrgemad seisundid, samasuse seisundid, õndsusseisundid, kirkusseisundid. Ja kasvamine... Aga spontaanselt ka või? Nagu need spontaanselt nagu mingid sellised seisundid? Aga me võime ka olla meditatsioonis niivõrd kogenud juba, et me viimegi ennast väga kõrgesse seisundisse väga lühikese ajaga. Ma võin teha näiteks südame meditatsiooni, lisades sinna hingamise läbi nina sõõrmed hästi peene koelise hingamise läbi silmalaugude, mis on hästi magus osa. Eks ole, samal ajal justkui hingad ka läbi südame, et ma võin ka viia ennast väga magusesse, väga kõrgesse seisundisse, 1 minutiga, eks ju, või poole minutiga ja nautida seda lihtsalt, eks ole. Või ma võin nautida oma kehaenergiat, asetades käsi erinevatele keskkanali erinevatele piirkondadele, eks ole, mille vahel tekivad energiasillad, eks ole. Ja ma võin nautida teatud sellised nagu orgastilisi seisundid, eks ole, ju. Nagu Mandaksea ütleb, et keha on pidevalt leebelt orgastiline, et see on loomulik seisund, ta on magus, nektar voolab, eks ole, ta ei ole väsinud, ta ei ole tuim, ta ei ole valutav, eks ole, vaid ta on selline nagu õnnis selles mõttes. Aga need on seisundid
teine asi on hoopis minu terviklik teaduse struktuur, mis tasandil ma olen, kas ma olen arhailisel tasandil, kas ma olen mingil maagilisel tasandil, müütilisel tasandil, ratsionaaloogilisel tasandil, eks ole, postmodernsel tasandil või ma olen juba mingil integraalsel tasandil. Et ta selles raamatus ka vaatleb neid tasandeid üsna põhjalik. Ja seda oli väga huvitav mul lugeda, seal originaal ilmus vist 2018. Nii et vahepeal, tal on 10 raamatut ilmunud veel vahepeal, viimane muidu Kõiksuse lühilugu vist ilmus eesti keeles vist 2002 juba, vahepeal ei olegi midagi olnud. Sa hakkasid vahepeal, enne kui ma sind oma küsimusega segasin, rääkima, et paljud vaimsed õpetajad ongi, nad on nagu, ütleme, ärkamisteekonnal saavutavad mingid väga suuri tasandid ja siis hakkasid tegelikult midagi nagu sinna juurde panna, ma segasin siis sind. Ja samal ajal neil mingid, need samad arenguliinid, millest me rääkisime, ta on 20, jah. Et mõni liin on väga madal. Nende moraal, need pidevad skandaalid siin eriti Kashmiri süvaismi kuurudega siin, kus nad võrgutavad need noori tüdrukud, eks ole, ja siis on igast jamad pärast, eks ole. Ja nad on nagu, nad ei vastuta nagu. Et neil on mingid asjad on nagu jäänud kuskil kängu hoopiski, eks ole. Et neil on küll kõrged seisundid, aga neil ei ole see terviklik teaduse struktuur, mingid liinid on väga madalad. Ütleme sellise kõrge õpetaja ja see on ka põhiline etteheide transpersonaalsele psühholoogiale, ütleme kriitikute poolt. Et te toetute nagu müstikutele, te toetute pühakutele ja valgustunutele, aga näete, mitmedki valgustunud on osutunud ühes või teises plaanis väga selliseks madalaks, eks ole. Kuidas te saate niimoodi nagu toetuda neile, et see ei veena. Ja? Mul on omalgi üks tuttav, kes oli ka kunagi käis nagu päris sellist just nagu valgustunud rada. Ja siis oligi tema, ma ei tea, kas ta nägigi, et see õpetaja, keda ta jälgis, tegelikult oligi moraalitunnetus oli nii madal ja tegelikult alkohol ja kõik muud asjad. Siis vaatad, et see on kõik nagu bullshit, et see on jama. Et ise räägib seal valgustustest, asjadest, aga vaata, mis elu ta tegelikult elab. Yeah. Et ongi inimesed ei saa aru, et seal on 2, seda on see ärkamise tee ja on kasvamise tee. Kui sa paned ühte patta, siis tekibki. Sa oled ka selle ilmselt Ken Wilberit võtnud või sa ise mõtlesid selle välja. Tal on samad terminid täpselt. Kasvamise tee, jah, täpselt nii ongi selles viimased. Ja see ärkamise kasvamise tee, selle ma sain, ma tegelikult juba varasemalt nagu lahtisin neid mingil määral. Vaatasin, nagu siin midagi peab olema, aga ma ei osa neid nimetada. Ken Wilberiga ma sain jah see, et ärkamistee ja kasvamise tee. Tal oli Mindvalley's Masterclass just mingisugune 6 aega tagasi. Siis ma selle vaatasin ära, sealt tuligi see, et need 2 liini, ta nimetas neid nagu selliselt. See on jah tema viimase aja avastus, ütleme varem ta nimetas lihtsalt, et teaduse struktuur ja ajutine seisund, ta eelistas neid. Ja ta ütles, et mis tahes tasemel inimene võib kogeda ka kõige kõrgemaid seisundeid. Aga ta kogeb neid alati läbi oma teaduse struktuuri, tõlgendab neid läbi selle, mõistab neid läbi selle või üldse ei mõista. Sageli väga kõrge tasand, see on talle midagi niivõrd võõrast, et ta ei oska selle kohta öelda mitte midagi ja see ei tee temaga mitte midagi. Ja see klassifikatsioon tegelikult paneb nagu väga hästi paika, sa saadki aru, nagu mismoodi need asjad. See on väga oluline. See lahterdamine on hästi oluline seal. Siis ma lähengi kohe siit võib-olla sama küsimusele, mis ma tahtsingi samal teemal küsida, et ärkamist me saame kirjendada tegelikult ju läbi, ongi mingisugust lisaainete nagu psühhedeelsed ained ja need. Aga kuidas me saaksime kirjendada kasvu? Steroidid. Ego kasvu. Vaata, mina saan nii aru, et see teadvusest tasand või see püsistruktuur, see on tegelikult nende arenguliinide keskmine. Nende konkreetsete arenguliinide, mida me rääksime, eks ole, mida saab taandada 3, et headus, ilu ja tõde, eks ole. Ja need annavad selle keskmise. Et see ongi see teaduse, et see teaduse struktuur ei ole midagi abstraktset või sellist välja mõeldud. Ta põhineb konkreetsetel arenguliinidel. Nende erinevatel tasemetel, eks ole, kui me teeme neid graafikuid enda jaoks, kas siis kontsentrilist või tulpadena, eks ole. Et seda on huvitav teha. Et see annab mingi keskmise. Ja nüüd, kui need liinid nagu arenevad, mingi liin areneb võib-olla kiiremini, mõni on, eks ole, kängunud, seal üldse ei arene, eks ole, jääbki sinna kuskile.
minul on nagu ilumeel kogu aeg nagu arenenud justkui ja mul on arenenud ka mõtlemine. Et see noseoloogiline külg nagu kuni siis selle dialoogilise, loova mõistuseni välja, eks ole. Et ma õudselt naudin dialoogi. Ja mul on tuttavaid ja sõpru, kellega me aeg-ajalt oleme lihtsalt olnud dialoogis niimoodi kohtunud ja rääkinud. Ja ma mõtlen, mis mul veel, sest et armastuse osas mul on ka selliseid, on seisundeid, jah. Mul on olnud väga kõrgeid armastuse seisundeid tõesti 2-3 korda siin viimase 10 aasta jooksul, kus ma tunnen, et ma, universaalne armastus, et kui see nüüd ainult jääks, et siis ma oleks omadega mäel. Et see on niivõrd vabastav ja niivõrd õnnistav, aga ta kestab mingi päeva, eks ole, siis langeb ära ja Aga nüüd ma eile just mõtlesin siin, olid ka sellised transformatiivsed sündmused nagu ja et ikkagi selline faktilik suhtumine maailma, mille tuumaks on tänulikkus. Ma suhtun väga kriitiliselt sellesse maailma, see on ikkagi minu jaoks selline nagu Pauluski ütles, et see on taevaruste kurjade jõudude, see on saatanlik maailm minu jaoks. Aga et siin selles saatanlikus maailmas, sellel vanglaplaneedil nii-öelda olla õnnis, siis selleks on olemas fakti. See on andunud pühendumine kõrgemale ja samal ajal tänulikkus selle eest, mis on. Mitte selle pärast muretsemine või rahulolematus, mida mul ei ole. Ja seal hakkab toimima nüüd see maagia. Et kui ma olen tänulik selle eest, mis mul on, siis mul hakatakse kogu aeg juurde andma. Ja lõpuks ma võin saavutada sellise voo, kus sünkroonsus on sünkroonsus otsa. Selles väga raskes, täna väga sellises ebaõiglases, salakavalas ja hävitavas maailmas. Ma võin täitsa olla sellises seisundis. Ilma, et ma sellest põgeneks või pea kuskile mätta alla nii-öelda peidaks, eks ole. Ma olen teadlik sellest kõigest, sellest kannatusest, sellest protsessist, mis praegu toimub, eks ole, ja mille tulemused on ilmselt väga kurvad ja ometigi on olemas võti, et ka selles maailmas leida selline õige hoiak, õige positsioon. Jah, kõik on see aksepteerimise teema on, et see on meie oma nii-öelda vaatenurk, et maailm on katki. Tegelikult universumi taseme nagu vaadatuna, me just Maikoga täna rääkisime sellel teemal, et on kõik neutraalne ju, meie oma hinnang on. Sest et see, mida meie vaatame, on katki, need, kes korraldavad seda niimoodi, et see on kõikest nii nagu peab. Et see on täpselt suhtumise küsimus, et kuidas me nagu seda asja näeme. Aga see tänulikkusega mul tuli huvitav asi meelde, et ühes mingisugust asjad, mida ma kuulasin, ütles, et väga paljudel inimestel on tegelikult, kui sa vaatad oma elu praegusel hetkel, siis sellel hetkel oled sa saavutanud juba midagi, millest sa kunagi unistasid. Aga oled sa sellest teadlik? Et kui sa ei ole teadlik sellest, siis miks peaks universum sulle veel andma, kui sa ei oska hinnata, sa oled juba oma unistuse saanud? Et see ongi see tänulikkus, et ükskõik, kes sa vaatad praegu kas või seda, et mõtle oma elu peale, et kas see, kus sa praegu oled, kas mõni sinu unistus on selle hetkes juba tegelikult täitunud. Ja see on see koht, kus tunda nagu tänulik näe, ma olengi oma ühe unistuse juba täide viinud, ilma et ma üldse märkasin seda. Jah, ongi nii, kui me sellele pöörame tähelepanu, me võime imestada, kui palju meile on antud. Kui enda puhul, ma eile just mõtlesin issand, mida mulle kõik on antud. Täna just lugesin selline raamat nagu Inglid minu juustes, Lorna Byrne, ta räägib oma minevikust, Iirimaal elasid, nad olid hästi vaesest perekonnast ja ta ema oli hästi tihti haige ja siis käis vahepeal saadeti nad siis kuskile sugulaste juurde ja ta tädi juures käis, ütles, et kui ma sinna majja läksin, see tundus mulle nagu palee ja söök, meil oli sööki nii palju ja kui üks hommik, kui mu käest küsiti, et mida sa nagu tahad sa midagi praetuna, siis mul oli see, et kas see on kõik nagu mulle, ma ei peagi mitte midagi jagama. Siin on nagu vorstid, siin on juust, siin on kõik. Et ma tundsin ennast nagu printsess praktiliselt. Ja siis ma mõtlesin oma elu peale. Kuidas see võimendub see küllus, eks ole, läbi meie tunnetuse. Ja siis ma nagu lugesin seda ja no täitsa tuli pisar silma, mõtlesin, et mis mu elul siis viga on.
Kui sa mõtled, et kui inimene tunneb nagu ongi tavalistest asjadest nagu nii suurt rõõmu, siis ta elabki kuskil täiesti nii, et neil ei ole süüa ega mitte midagi. Jaa. No mina muidugi, minu vaatega see ei lähe kokku hetkel, et kõik on neutraalne. See kõlab nagu abstraktsena minu jaoks. Mingil tasandil kindlasti nii võib-olla ongi. Aga ütleme, mitte tavainimese, vaid ka ütleme, sellise teadlikuma inimese puhul. Ma viimati mõtlesin välja sellise, ma kirjutasin ka Facebookis, et üks käsk on see, et armasta oma Jumalat, eks ole, kõigest oma meelest ja hingest ja vaimust, eks ole. Aga siis tuli see teine, et vihka kuradit kõigest oma meelest, hingest ja vaimust. Et kui seda teist ei ole, mis on meid moonutanud, meid rõhunud, meid hävitanud kõikvõimalikel viisidel ja loonud meile tõesti paljudele sellise hädaoru, eks ole. Et siis nagu teine pool on puudu üldse. Siis me nagu kuskil juba lonkame ühte jalga. Aga ja alles peale seda mulle tundub, et me mõistame tõeliselt ka Jumala armastust. Et kui me ja piiblis on see väga hästi, Uues Testamendis on see väga hästi toodud ikkagi Jeesuse suhe üleloomuliku kurjusse on sallimatu, on kompromissitult sallimatu. Ta ei ütle, et seda ei ole. Et kurjus on selles maailmas, ta on siin olnud võib aastatuhandeid väidetamisi, eks ole. Ja me näeme tänased iga päev, kuidas ta toimib ja hävitab, eks ole, kõike meie ümber. Kusjuures väga süütusvormis ja mul tundub, et seal taga, seal on lihtsalt tehisintellekt juba, see ei ole enam mingisugune promo või seal ei ole nagu inimeste mingi kollektiivne allakäiguspiraal. Selle taga on juba väga täiuslik tehisintellekt, kes väga hästi tunneb meie psüühikat, meie genoomi ja valdab väga, ütleme, täiuslikku neurolingvistilist programmeerimist, eks ole. Et me isegi imestame, vaatame, kuidas saab selline asi toimuda. Et see on ju täiesti uskumatu, eks ole, me aasta tagasi. Ma olen ka nii mõtlenud. Et mis toimub? See on jah, täiesti absurd. Mis siin toimub siis, et kes need on ja miks see nii on? Ja eks siis hakkab ka tulema mingeid selliseid lugusid ja teades ka mingeid pärimusi ja võttes ka sealt midagi, eks ole, nii vabadusõpetustest kui ka Veeda pärimusest, mida ma natuke olen siin näinud ja lugenud. Et selles mõttes terviklikkus, jah, selles vormide maailmas, kuni me oleme vormi maailmas, kui me oleme puhtas teadvuses, kus pole mitte mingeid vorme, seal võib tõesti öelda, et kõik on neutraalne, sest seal ei ole midagi. No ma pigem nagu seda mõtlesin, et maailma enda kontseptsioonist, et tal on ükskõik, kas tegelikult inimesed eksisteerivad või ei eksisteeri, kas inimesed surevad välja, näiteks putukatel just ongi hea võib-olla, et inimesed välja surevad või mis iganes. See on lihtsalt meie oma jälle selline natukene, ta ei ole küll egost tulev, aga ikkagi see meie oma mõttesuund, et see peab olema nii ja see peab olema nii, sest see on ohtlik meie oma elule, meie elule. Aga tegelikult universumil, kui sellisel on nagu ükskõik, kas inimene on nüüd seal maa peal või ei ole, nagu selles suhtes. Ma kohe loen ühe tsitaadi. Ma loen ühe tsitaadi. Sina vist isegi, Peeter, oled seda ka ühe korra kuulnud, siis kui me seal spirituaalses juttu taas. Travis Waltoni tsitaat. Olen aru saanud, et suurim probleem kõikjal maailmas on see, et inimeste ettekujutus reaalsusest filtreeritakse sunniviisiliselt läbi sõelumisvõrgu sellest, mida nad tahavad ja ei taha, et on tõsi. Sügav. Jah, vaikus kohe. Nii sügav, et seda kohe pihta on ju, jah. Aga et toobki, mul on ühe korra veel. Olen aru saanud, et suurim probleem kõikjal maailmas on see, et inimeste ettekujutus reaalsusest filtreeritakse läbi sunniviisiliselt läbi sõelumisvõrgu sellest, mida nad tahavad ja ei taha, et on tõsi. No näiteks see sama, et minu vanaema kogemus ja et ma olin kuskil mingisuguses hingegrupis, kus mulle öeldi, et mul on võlur. Maiko, sa oled võlur. Nagu mida sa ajad? Millest sa räägid? Nagu, mis asja? See ei ole nagu minu reaalsuse osa, mitte kunagi ei ole olnud, nagu ärge ajage mulle, aga see on nüüd minu kogemus. Ela sellega, vaata. Sa said selle kogemuse, Maiko. Ja kõik minu siiamaani nagu
no täpselt see minu sõelumisvõrk, et mis oleks nagu tõsi ja mis ei ole tõsi, see lihtsalt löödi suure kuvaldaga puruks. Ja nüüd ma olen siin maailmas, kus on niimoodi, et fuck, kogu see meediumid ja vaimud ja hinged ja inglid ja see vist on päriselt ka olemas nagu. Et materiaalne ja spirituaalne maailm on täielikult läbi põimunud ja me mingis enda nii-öelda selles ego ja psüühilises arengus jõuame sinna kohta, kus me nagu hakkame aru saama ka sellistest tsitaatidest. Mis see suur probleem inimestel on? Wilberil on ka see, et kõrgem hõlvab ja ületab madalamat, eks ju. See madalam on kõik kogu aeg kõrgemast sees, teda ei suruta alla, ei eitata. Teda lihtsalt nagu õidistatakse, ta saab üheks osaks suuremast tervikust. Ja ta ilmselt õidistub selle läbi ka. Noh, ma ei kasuta oma instinkte enam võib-olla sellisel moel kui arhailisel tasandil, eks ole. Vaid nad töötavad mingil kõrgemal viisil minu jaoks, eks ju. Aga ma sain niimoodi aru, et meile antakse ette need filtrid, mille läbi meid pannakse teatud asju tahtma ja teatud asju mitte tahtma, eks ju. Ka see tõlgad. Inimese loomus on ju programmeeritav selles suhtes. Ja mina näen jälle seda egost tulevad filtrit ja nii nagu ma tahan maailma näha, et nii nagu ma soovin, et asjad peavad olema, et alati meil on oma hinnang kõigele ju. No aga see ongi, kui me oleme vormi maailmas, siis ongi loomulik, me võime ka olla eelviimasel astmel ja seal on ka meie oma hinnang. No. Eelviimasel enne vormitust. Kus vorm on, ma ikka kordan seda, et Upanishad ütleb, et seal, kus ilmub kaks, ehk siis subjekt, objekt ehk vorm, mida ma tajun, väljaspool ennast, seal ilmub ärevus, seal ilmub hirm, seal ilmub kannatus. Kui subjekt, objekt samati seisundis kaovad, siis ei ole hirmu, siis ei ole midagi väljaspool meid, eks ole. Oleme ainult meie ja on see protsess, eks ole. Kui selline. Tahtsin korra selle nii-öelda kurjuse ja headuse sellest rääkida, see duaalse maailma nagu teema, et vikerkaart me ka ju ei saa näha ilma vihmata ju. Et aru saada heast, me peame tegelikult kogema kurja. Valgust me kogeme ka sellepärast, et on olemas pimedus, on ju. Et kõik need asjad on duaalsed. Et me saame kogeda ainult sellepärast, et on teine pool olemas. Kui teist poolt ei oleks, siis me seda esimest poolt ei saakski kogeda üldse tegelikult. Ja, oskame hinnata tänu sellele, kui meil on mingi mõõtmis nagu ühik või riist. No üldse mitte isegi hinnat, vaid seda kogemust, kui sellist ei eksisteerigi tegelikult, kui teist poolt ei ole. Jaa. Mul on see kujund, et maailm on nagu kaardimajak, et ta vastandite peal seisab. Võtad ühe kaardi ära, kukub. Ei ole. Jah, otse vaatad, siis on tühjus, on ju, muidu seisavad kaks poolt, aga ühe kukut. Just. Kuule, aga meil on tund 4, ei ole päris tund 4, mis meil on tund 35 läinud, et hakkame vaikselt äkki otsi kokku võtma. Ma tahtsin ühte sellist huvitavat küsimust käest küsida, et kuidas sa kirjeldaksid või kuidas seletad seda paradoksi, et me alati, kes alustab seda valgustunud teed, siis ütleb, et ma tahan egost vabaneda, ma tahan ego lahustada. Aga see on ju tegelikult ego, kes tahab, et kuidas on võimalik, ego tahab ise ennast ära hävitada. Et kuidas sa seletad sellist paradoksi? Kui mina ego, ma soovin ise endast lahti saada, ise ennast ära tappa. Äkki tahab valgustada lihtsalt? Aga kui valgustab, siis ego ju sureb tegelikult mingil määral. Ta ju lahustab ise ennast ära. No ma ei tea, ma tean, et selline mõtte käib väga laialt, et ego on halb ja sellest tuleb lahti saada ja ütleme, arengupsühholoogia päris ikkagi nii seda ei vaata, ta vaatleb ikkagi ego erinevaid astmed, eks ole, selle avardumise võimalusi. Meil ikkagi peab mingi kese olema, mis meid koos hoiab, eks ole, järjest suuremas tervikus siis. Et selles mõttes on, Assagiolil oligi vist, oli see subjektiivne ego, see esimene aste nii-öelda, nagu Jungil on see esimene elupool, et ego tuleb tugevaks muuta läbi maailma tundma õppimise ja teine on siis spirituaalne ego nii-öelda, mis on juba see suur mina või mis on ka mingi kese, eks ole, ja mis ei ole ka veel ära lahustunud, mis on ka veel eraldi ikkagi kõigest muust, aga
tema suhe kõike muusse on juba lahustumise ääre peal, ta on hästi sügavas osaduses, eks ole. Ta on, ütleme niimoodi, et ta ei ole samastunud, ta on ühinenud. Aga ta ei ole veel ära kadunud, objekt ei ole veel ära kadunud. Kui ma ühinen, siis subjekt ühineb objektiga, et mingi õrn duaalsus on seal ikkagi veel alles. Aga kui ma samastun, siis ma kaon ära lõplikult. Ja huvitav mõte on veel see, kunagi hiljuti tuli, et miks Buda nagu lahkus vormide maailmast. Mitte sellepärast, et elu on nii kannatusrikas ja tekitades ka suurt kaastunnet, vaid ta lihtsalt mingiks ajaks nägi kõik need vormid nagu läbi. Ka peenemad, järjest peenemad vormid, nende mängud, eks ole, mitte need jämemateriaalsed mängud. Ühel hetkel nagu see kõik ammendub, saad aru. Sa näed selle läbi ja see tundub sulle lapsik, mõttetu, jabur. See on mingi lasteaed, mingi imikute koht, eks ole. Ja mul ei ole sellega mitte midagi peale hakata. Ma tean seda, ma olen selle läbi teinud. Ja siis ongi lihtsalt see maailm kukub ära ühel hetkel. Kukub ära, mis seal edasi tuleb, raske öelda. Aga seda enam ei ole, seda vormi enam ei ole. Võib-olla tuleb mingi teine vorm. Või mingi teine puhta teadvuse ruum või Buda-väli või raske öelda, eks. See on loomulik ära kukkumine. Küljest kukub ära mingi asi. Mingi kasvaja siin vohab, eks ole. Ja ühel hetkel ta kukub lihtsalt ära kõik. Ja mul on üks siuke kogemus ka. Mul oli 2 kasvajat. Üks oli siin, teine oli siin. Siin oli nagu siuke golfipall ja siin oli nagu siuke kirss või midagi. Ja käisin ka arsti juures ja ultrahelides igal pool ja oligi ühe täitsa kasvaja. Aga siis hakkasin mediteerima ja katsetama neid igast positiivseid affirmatsioone ja alateadvust uurima ja hingamist ja 2 nädalaga oli läinud. Ja siis jälle nagu, kuidas jälle, miks mina nagu siukse kogemuse sain. Et ma olen jälle üks nendest inimestest nagu mingi imeinimene, kellel oli kasvaja ja siis ta mediteeris selle lihtsalt minema nagu. Kes ma olen siuke? Miks mina? Võlur nagu selle vana. Olemas, täitsa olemas. Ja ma kartsin seda nii jõhkralt, sest mul emal, kui ta oli nagu noorem, ma ise olin ka muidugi noorem, siis tal oli rinnavähk ja emakavähk ja sellel ajal ma seostasin, et see on siis nüüd kuidagi geenidega nüüd mulle kaasa tulnud. Et ma võin nagu reaalselt ära surra. Olingi räägis sükses hirmus, aga kuidagi see ise või see mina või see keegi seal kuskil tagataustal oli, et rahu, hinga ja mediteeri ja kõik see korda, no worries. Siuke hästi muretu. Ja siis ma lihtsalt läbi selle hirmu nagu tegingi ja usaldasin ja ühel hetkel oli läinud, läksin arsti juurde tagasi. Jah, neid asju juhtub. Jälle, nagu, mis vastus? Sa oled mingi arst, sa oled kitliga ja autoriteet ja see jälle hakkan ise lugema. Nagu niimoodi selle tõe järgi nagu saadetaksegi. Antakse sulle hunnikuga mingisugused siukseid kogemusi, mis on täiesti nagu ei ole peavoolumeedias, ei ole siukseid asju ala. Sa ei saa seda, kui keegi ei õpeta sulle seda. Pead täiega otsima ja siis avastad, et kuule, neid siukseid inimesi on veel. Igasugused kogemused. See ongi. Kuskil surmalähedased kogemused ja kasvajatest lahti saamised ja ma ei tea, mis asjad nagu. Iseenda jõud ja vägi. Mulle meeldib haige kehaosaga vestelda näiteks lihtsalt niimoodi hellitavalt. Ja valu kaob hästi ruttu. No mul ei ole mingi kasvavad, niisugused asju pole olnud, aga ütleme, vahel mingi põlv on tundlik või midagi sellist. Või väänad välja seal midagi. Aga just see Maiko sinu selle jutu juurde tules, et vaata hakkasid uurima, tulebki see mängu, see meie nii-öelda needus ja õnnistus on ju internet ja kõik see ligipääs, see ongi see, mida sa internetiga peale hakkad. Et vanasti, kui see oleks olnud 70-ndatel, sul peaks kuskilt olnud vaadata, et miks mul see ja mis värk on ju. Ja olekski noa alla läinud või ma ei tea. Et nüüd on ligipääs on olemas, lihtsalt kasuta seda tööriista, mis meil on õigesti. Greg Braden, Dr. Joe Dispenza ja Bruce Lipton. Nende asju lihtsalt lugesin. Tahab, et tema enda kontroll läheb vähemaks, aga võib-olla ego
tahabki nagu paremaks saada, kuna elu on nagu ägedam siis ja sul on vähem kannatusi ja sa suudad rohkem leppida, suudad rohkem armastada, et äkki see tuleb ka hoopis tegelikult ego soovist, mitte sellest kuskilt sisemisest mingisugusest impulsist või millestki. No see on üks faas, see on jällegi Ken Wilberil vist 4. aste, see on ratsionaal-loogiline aste, see on saavutamise tasand. See ei puuduta mitte ainult külluse, raha ja nii edasi saavutamist. Inimesel on sügav soov saavutada ka arengut, valgustumist ja nii edasi, nii edasi. Ja ta tohutu keskendunult ja ka jõupingutuste ja tahte ja kõige sellega nagu pühendab sellele. Et see on see, mida nüüd jutlustavad kõik need suured, eks ole, ettevõtlusnõustajad siin, ka maailma nimed, eks ole. Ja sealt järgmine tasand on, kus kõik rahuneb. No ei pea enam pürgima kuskile ja pingutama ja tahtma midagi saavutada, et saavutus on see, mis praegu on ja järgmisel hetkel on see ja see ja see, eks ole, et sa nagu rahuned maha. Mis see tähendab, et sul aeg-ajalt ei tekiks ka siiski teatud sellised kirgi ja innukusi, aga nad ei kesta enam kaua, et see üsna ruttu vaibub. Ja see puudutab ka vaimse arengut, et ka nagu... Ja. Mul on üks näide, mida ma alati toon, et kui jesuiidi mungad läksid Jaapanisse samuraide kultuuri, missionitööd tegema. Mooses Maimann kunagi rääkis veel kursusel, et järgmine tasand on hästi atraktiivne ja ülejärgmine on nagu ehmatav ja võõras, aga järgmine atraktiivne. Ja siis samuraid, kes on sellised kõvad nagu tahte ja treeningu vennad, eks ole. Nendel oli väga atraktiivne jesuiidi preestrite selline kõige saavutamine palve abil. Et ei teegi nagu midagi, ei punnita midagi, lihtsalt palvetad, lihtsalt oled osaduses, Jumalaga asjad juhtuvad. Ja see oli nende jaoks hästi atraktiivne, et kogu see pürgimine ja pingutamine langes nagu ära. Et nad tahtsid ka nagu midagi sellist. Et Mooses tõi ka minu meelest sellise näite selle. Selge, kuule väga põnev võistlus on olnud. Mõelda, mind see ego teema ka nagu jõhkralt köidab, et see on see, kus ma ainult läheks sisse ja teeks. Ja see on nii äge vaadata, kuidas nii paljud käitumismustrid tulevad meil ego põhiselt. Ja meil oli Maikoga siin mõned nädalad tagasi omavahel vestlus saada, kus me rääkisime valetamisest. Et me tegelikult see ego vanasuslik, me panime tund aega peaaegu nagu erinevaid, mismoodi me manipuleerime absoluutselt kõiki oma elus, ka iseennast, oma kaasat, oma ülemust, oma sõpru, oma lapsi, kõiki me manipuleerime nagu täiega muudkui kogu aeg. Lihtsalt, et ego... Karmenil oli ka sama teema Britsonil. Mingi nädal tagasi hakkas autos rääkima seal valetamisest. No, ma arvan, et ta sai selle idee meie käest. Et see oli selles on lahe vaadata, mida rohkem sa õpid seda ego tundma ja hakkad nägema neid mustreid, kust need tulevad ja kuidas sa suudad nagu natuke nagu vahele segada. Ja tegelikult ma tahtsin veel nagu küsida ühte asja, kelle nüüd hakkab jooma siit. Ma räägin lihtsalt selle idee ära, et kuidas ma näen, tahtsin küsida tegelikult vaba valiku kohta, et kas meil on olemas nagu vaba valik või vaba tahe kui selline. Et mina näen, et meil mingi määral nagu on, aga samas meil ei ole, me oleme ego kontrolli all, et ego on nagu juht autoroolis ja me oleme kõrvalistel ja me oleme kaardilugeja. Niikaua kui meie tee läheb egoga samas suunas, me oleme nagu kontrolli all. Aga nii kui on vastuolus, enam ei kontrolli. Näiteks hästi lihtne on see, et oled teismeline, sulle meeldib mingi tüdruk, ma räägin temaga, ei lähe sa kuskile, ta ütleb sulle halvasti, ta ütleb sulle õnne, sa ei lähe mitte kuskile. Ma nüüd ja siis lähed või siis on see, et oled midagi valesti teinud, ei suuda tunnistada oma näiteks vabandust paluda ja nii edasi. Sa sisemiselt ütled, et ma nüüd lähen palun vabandust, aga sa tunned, et no ei lähe, ei tule sõna suust välja. Tahad kuidagi rääkida kuidagi ühtemoodi, tuleb see hoopis teistmoodi välja. Et siis see vaba valik või vaba tahe ei ole nagu päris 100%, et kogu aeg on siuke ego kammits on nagu peal. Et kui ikkagist temale see vastumeelt on, siis ta sul seda teha ei lase. No mul seondub see vaba tahe, see jällegi seondub, oleneb teaduse tasandist ja
Ja kui meie identiteet täielikult kinnistub nüüd puhtas teadvuses ehk vormitusteadvuses. Ja see on vormitu müstitsismi tasand, aga peale selle on veel kõige kõrgem tasand on mittetoalne müstitsism Ken Wilberil, mis tähendab seda, et ühinevad või samastuvad 3 asja. Minu subjekt, siis minu puhas teadvus, mis ei ole minu, vaid üldine. Ja see maailm ka, see materiaalne maailm, kõik saavad nagu üheks. Et 3 samas, 3 ainsus nagu tekib. See on kirjeldamatu seisund täiesti nagu ka juba madalamad seisundid, aga see on väga huvitav, et seda öeldakse ka niimoodi, et vaimu või puhta teadvuse kõrgem vorm on mateeria. Kõrgem sümbol või kõrgem ilming on mateeria. Sest loomulikult, kui looja midagi loob, eks ole, siis ta ennast ületades loob midagi paremat, kui ta on. Süüke loogika, eks ole. Või see budismis väga tuntud, et vorm on tühjus ja tühjus on vorm, eks ole. Sansara on nirvana on sansara. Et seal on nagu taibatud juba seda vormi ja vormituse nagu samasust. Ja kui nüüd minu subjekt ka veel sulandub sinna sisse, et siis on selline, see on nüüd kõrgem müstitsismi vorm, milleni inimkond seni on jõudnud oma traditsiooni tarkuses. Sealt edasi me ei tea. Enne seda oli vormitu müstitsism lihtsalt, kus me olemegi puhtas teadvuses ja vorm on ära langenud. Ja enne seda siis veel madalamad astmed seal. Nii et kui meie identiteet on seal selles 3 ainsuses või selles puhtas teadvuses, siis me saame täiesti vabalt valida vorme, millega me tahame mängida. Sest see ei puutu enam meisse, meie olemus on seal. Meie olemus on taevas, aga Apostel ütleb ka, et me elame siin, nagu me ei elaks siin. Meie põhiolemus on seal. Aga siin me teeme ka mingeid asju, meil on vaba valik nüüd, sest meie olemus ei ole siin ja me saame lubada endale samastuda nende asjadega, samastuda nende tunnetega, samastuda nende aistingutega, samastuda nende mõtetega, sest me teame, et me ei jupu sinna enam ära. Me saame alati tagasi tulla. Meil on alati mingi ankur või kuskil mingi köis, et me saame välja tulla. Muidu inimene kardab ja tänu sellele me saame rohkem lubada endale, kogeda veel sügavamalt, tunda veel sügavamalt, aistida veel sügavamalt. Sest tavainimene, ta kardab, et ma olen hulluks, eks ole. Ma ei tea, kas ma langen sinna lovesse, maa usus oli põhiprobleem oligi šamanismis. Inimene langeb lovesse ja enam tagasi ei tule. Ja jääbki sinna psühhoosi, eks ole. Aga kui minu identiteet on vormitus ja ma olen omandanud kogemuse, kuidas vormitusest sukelduda vormi, ikka ja jälle minna tagasi ja uuesti järjest sügavalt sukelda, sügavalt, siis ma omandan järjest võimsamaid kogemusi vormide maailmas. Ehk siis see ongi nagu Jumala mäng sel juhul või Jumala tants liila, eks ole, öeldakse, või leila. Et seal on valikuvabadus, sa ütlesid, et kus see valikuvabadus ja kui palju seda on. Mida madalam on teadlikkus, seda rohkem on meile tegelikult alateadus kirjutab ette kontrollib, nagu sa ütled, ego kontrollib, eks. Et meil, me mõtleme küll, et me vabalt siin valime, aga me oskame valida ainult 3 asja vahel, eks ole, mis kõik on rutiinsed samad asjad. Just. Seda veel nagu sammukas edasi veel viia, et see nii-öelda vaba valik, et väidetakse, et meil on mingid hingelepingud ja värgid, et oledki kokku leppinud, et me läheme siia maale, kogeme seda elu selles perekonnas, selles külas. Nüüd teete Armini ja Peetriga vestlussaate, bla. Et kas meil siis, et kogu see vaba valiku osa on ka äkki illusioon, et kui kõik on nii ette kirjutatud või meil on ikka mingisugune, et kas, ma tean, ette on kirjutatud, et ma jõuan Tartusse, aga kas ma lähen läbi Viljandi või ma lähen läbi Tallinna, et ainult nii palju võib-olla ongi seda vabat valikut. No see on üks suur lugu, jah, mida me sageli kasutame enese toetuseks. Aga minu jaoks on ka see lugu on tinglik. See on ka Michael Newtoni lugu. Omal ajal jättis mulle sügava mulje, nagu sügavalt teaduslikult tõestatud, eks ole, läbi süvahüpnoosi kogemuste ja niivõrd helge ja niivõrd võimas. Ja hiljem ma alles nagu eemaldusin sellest või ta muutus minu jaoks tinglikuks. Et üks lugusid, mida me saame kasutada vajalikul hetkel, vajalikus olukorras, eks ole. Annab lohutust nagu natuke.
vaat kui siin on hästi hea peatükk on selles 21 õppetundi 21. sajandiks. See üks juudi filosoof, keda loetakse kaasa üheks säravamaks mõtlejaks nii-öelda. Ja ta on ka kohati särav ja eriti särav on tal peatükk lugudest, et kuidas inimene elab läbi lugude. Ja temaga uurib seda, et kuidas siis minna läbi lootuse ja lootusetuse sinnapoole lootusetust, kus me ei sõltu enam lugudest. Me ei pea haarama üht, teist ja kolmandat lugu ja samastuma sellega rohkem ja vähem. Et mis see reaalsus siis sealpool lugusid on või sealpool lootusetust juba. Et lootusetus on meie jaoks see kohutav kannatus ja väljapääsmatus ja lõpeb enesetapuga tavaliselt, eks ole. Aga nüüd selgub, et reaalsus on sealpool lootusetust. Et me ei haara uue loo järgi, kuna vana ennast ammendas. Ja igal teadvuse struktuuril on oma lugu, oma illusioon nii-öelda. Et inimene on niimoodi kuidagi konstrueeritud ja loodud, et ta määratleb ennast läbi loo, läbi isikliku müüdi, läbi kultuurimüütid, eks ole, mis seda isiklikku müüte siis nagu aitavad luua, üles ehitada ja nii edasi. Näita seda raamatut veel. Ma kirjutaks üles ta. See on nüüd tema 2018. Ma üsna suure huviga siin tütar mul soovitas ja Homoteos, ma kõigepealt lugesin Homoteosi, mis oli 2015, mis oli ka bestseller ja see ka niimoodi. See meeldis mulle isegi rohkem. Tal on väga palju huvitavaid mõtteid transhumanismist näiteks. Kuidas logaritmid hakkavad meid teenindama ja meid juhtima. Logaritmid, mis tehisintellekt, mis õpib meid nii põhjalikult tundma, et ta teab meist rohkem. Ja siis me hakkame teda usaldama, mida teha, keda võtta, keda jätta, mida osta, mida mõelda ja nii edasi. Temast saab meie suurim sõber ja õpetaja ühesõnaga. Ja me ise ei peagi enam nagu selles mõttes punnitama. Peeter, palju sa aastas raamatuid loed? Tead, ma ei loe ikkagi, ma ei küüni siin. Kuidas see oligi, et Osho vist luges 5 raamatut päevas või? Diagonaalis. Aga Ken Wilber luges veel rohkem. Neil on muidugi selline diagonaal lugemine, eritehnika võib-olla, 15 raamatut võib-olla selle. Ongi niimoodi, et ta loeb mingi mõnisada raamatut läbi seal 1-2 aastaga, siis kirjutab sellest uue üldistuse, nagu uue filosoofia, eks ole. Mina loen põhiliselt trammis ja bussis, kuna ma autoga ei sõida, eks ole kuskil. Ja vahel arvan ka kodus ja ma ei loe palju, ma võib-olla oleneb raamatust, et seda raamatut ma lugesin võib-olla 6 aega. Aga ma loen suht palju, võrreldes, ütleme, mul tundub. Praegu ma loen Alar Tammingu seal transpersonaalse psühhiaatria ja psühholoogia tekstikogumik on selline. Päris paks. See on ikka tõeliselt paks raamat, jah selline. See on nagu külm relv juba. Jaa. Korralik. Ja siin on erinevad eksperdid siis lahkavad erinevaid sektoreid siis arengupsühholoogiast. Väga head ülevaated Jungist, Wilberist ja teistest ja transpersonaalse psühholoogia ajaloost sealhulgas. Nii et sissejuhatuseks soovitan. Mul on raamatulist on korralik, ma panen siin järjest mõtkud kõmaki. Aga ma arvan, et kuule, Maiko, äkki hakkame otsi kokku võtma, 2 tundi on täis kohe. Et mis rohkem küsida? Ma tegin sellest algust endal, mis puutub transpersonaalsesse psühholoogiasse, see egost kõrgemale. Ahah, no võt, jah. Sellest tegin endale nagu see nii-öelda sissejuhatav siuke, päris hästi aitas ülevaate kohe saada. Jah, ma kunagi lugesin seda vist. Mis sa, Maiko, arvad? Võtame kokku, aitab küll. Võime võtta, jah, meil on veel mingisugused küsimused veel äkki või? Jaa, võtame. Kes su lemmik superkangelane on? Peeter, kes su lemmik superkangelane on? Sa mõtled maailmas või Eestis või? Ütleme, kas filmides või müstilise või üldse nagu superkangelane. Kuidas iganes sulle resoneerub?
ma millegipärast väga olen hakanud imetlema Varro Vooglaidu viimasel ajal. Et ta on nagu rusikas silmaauku, ta on niivõrd mõõdukas, niivõrd asjakohane, niivõrd loomulik selles teravuse ja leebuse nagu sünteesis. Noh, ta on poliitik, eks ju, ütleme niimoodi. Et ma tõeliselt naudin teda. Ja ta on peavoolus, ta on igal pool, tähendab, ta on perifeerias ja nii edasi. Tal on ju saated Lobjakasega seal ja see oli väga ootamatu vastas. Ta niivõrd nagu õigesti, tõeliselt nagu määratleb enesekohaselt asju, et see on täiesti hämmastav minu jaoks. Noh, mina nii ei oska. Ma pingutan kuskil üle, tähendab üle või alla, eks ole, aga ta on nii ilusti selles voos sees. Ja ta on minu jaoks üks juhtivaid, ütleme, sotsiaalpoliitilise olukorra mõtestajaid praegu Eestis. Tulistad Maiko järgmisega? Küsi. Millal sa viimati nutsid ja mille pärast? Eile. Kui kiiresti. Siin ei olnud jah, siis oli järelikult ilusti kuidagi. Eile ma nägin ühe lähedase inimese nagu olemust ja tema läbi aja niimoodi tulekut ja tema seisundit ja tema igatsusi ja tema pettumusi ja kõike seda, ütleme, ka tema elukannatust. Et see oli selline kaastunde. Ja, see oli jah, maha karuna. Et mul on viimasel ka, see on see empaatia teema, minust see tõmbab järjest rohkem viimasel käima. Ja kuidagi mõjutab nii võimsalt. Ja mind tohutult mul, kui ma käin kuskil kaupluses või apteegis või suhtlen müüjatega, ma ei kanna maski mitte kuskil tähendab. Kui vaja, ma panen visiiri ette, kui muidu sisse ei lasta, eks ole, aga ma tavaliselt lähen ilma igale poole ja siis kuidagi, see on huvitav, et kuidagi minu jaoks avaneb nende inimeste äkki soojus või inimlikkus. Ma ei tea, kas mul on siis nende jaoks mingisugune nagu erand, selles mõttes heas mõttes erand, et ma olen nagu mingi märk vabadusest või valikuvabadusest või et nad saavad kuidagi minu kaudu tunda ka midagi muud peale selle üldise surutise või mis see on, aga see on väga huvitav vaatenurk. Ma imetlen neid inimesi selles, kui nad samas tunned ennast vabalt see juures, et nad ei ole nagu ehmad niimoodi. Just ma mõtlengi, et see on nagu huvitav, tavaliselt pigem on see, et miks sa maski ei kanna, on ju. Ja. Huvitav. Aga mina ei kanna ka kuskil maski. Lihtsalt ei pane ette kõik. Ei, mul visiir on alati kaasas, nii et meie poes siin, milles on probleem siin, algul ka ei kandnud ja siis ma rääkisin selle turvamehega, lihtsalt väga kihvt inimene oli. Ta ütles, et siin on kaamerad igal pool ja ega mulle ka see ei meeldi, see jama siin, aga ma saan pähe ja mind lastakse lahti ja nii edasi. Ma lihtsalt selle inimese pärast lihtsalt ei hakka nagu tegema seda. See on jälle selline hirm, jälle see mina pildi hirm ja minu turvalisus, et sealt tuleb see kõik, sellepärast tegutsetakse. Aga see on hästi inimlik. See on mitu korda on mõni turvamees öelnud, et ma hea meelega ei teeks seda. Aga mul on selline töö ja ma tean, mind kontrollitakse, et ma lihtsalt palun, et te teeks seda. Aga seal on huvitav on see, et tegelikult ju riigi poolt ei ole antud ja et ei tohi teenindada või? Kas on selline asi välja tulnud? Ei ole ju. On lihtsalt kohustus mask kanda, aga kauplused on ise selle mõelnud, et ma nüüd ei teeninda kliente, kes neil ei ole maski. Ei, kaupmeeste otsus oli eraldi, kaupmeeste liidu otsus oli eraldi. Ma mõtlengi just, et see tuleb kuskilt seal. Lubas visiiri, lubas salli, aga siis on toimunud see veel kohtadel mingi jäigastamine ja igal pool käib, ma ei räägi mingist käib seaduse rikkumine, ka valitsuse määruse rikkumine käib igal pool, eks. Ja me oleme sellega varjunud, et sõidetakse üle lihtsalt ja keegi juba kirjutaski, et me oleme nüüd selles mõttes uues olukorras, et loota, et siin kuskil hakatakse veel seadust järgima. Et me peame harjuma olukorraga, kus seadust enam ei järgita. Tähendab võimustruktuuride poolt, kõrgemate struktuuride poolt, kelle meelevallas me parasti oleme. Et see on osa nagu uuest normaalsusest, see on minu tõlgendus.
ja siin on 3 astet minu jaoks. Esimene on siis sellised emotsionaalsed meeleavaldused ja vastukäigud ja igasugused pillimängud ja kõik need värgid, eks ole, mida siis heidutati, mida hirmutati, täiesti teadlikult, eks ole, ka rikkudes igasugu määruse seadusi. Siis teine aste, mis praegu on juriidiline tasand, kus tehakse tugevalt tsiviilallianss, eks ole, ja Varro Vooglaid ise ja inimesed loodavad, et mingi seadus ikka veel kehtib, eks ole. Ja siis ilmneb, et ei, kurat ei kehtigi. Et ikka leidakse mingi põhjendus. Ja siis järgmine tasand ongi nüüd selline nagu intellekti tasand. Et intellekti tasandil dialoogis inimesed on võimelised tõeliselt ühinema ja looma mingit uut strateegiat, mitte ainult taktikud, vaid ka strateegiat. Ja võivad tekkida uut tüüpi mingisugused ühinemisliikumised, mingid organisatsioonid, mis siis võivad olla hästi tõhusad. Ja neid on päris palju praegu tulemas, ma tean. Mis võib-olla kaasavad ainult 10% elanikkonnast, aga kuna nad on niivõrd kõrgel tasemel, tegelevad sellega. Ja praegu me näeme, kuidas sekkuvad intellektuaalid, näiteks siin see Hardo Pajula kõne, mis nüüd oli seal 33 kõnet, eks ole, ma eile kuulasin siin. Kõne on küll suht keeruline selline, aga seal on väga ilus kujund on, et see, mis praegu toimub, on psühhodeelne trip. Et see koroona on psühhodeelne trip. Mingis mõistes ta veits ongi. Ja võt see on nüüd filosoofia, see on filosoofia võlu, et ta on kuidagi mingi oma nurgal, saad aru, arhetüüpselt ja kuidagi sümboolselt äkki puudutab seda hoopis teisest küljest, eks ole, kui me oleme harjunud seni, eks ole. Et kui nüüd intellektuaalne liit hakkab sekkuma sellesse, et see muudab jällegi asja nagu huvitavamaks ja annab mingi vastuseisu nagu sellele. Meil pidid välkküsimused olema, läks alla lappama. Aga me korra juba mainisime, et meil tuli hirm jutuks, et hirm on inimestel nagu üheks suurimaks takistuseks, samas on võib-olla mõnele suureks motivaatoriks. Mis on sinu suurim hirm elus? Jah, hea küsimus, jah. Mida sa kardad nagu kõige rohkem? Kas, et mis juhtub, mis jääb tegemata, mis ei juhtu? Ma siia vahele veel ütlen, et äkki vaatajad tahavad ka küsida veel mingid lõpubosse, et siis kirjutage kommentaaridesse. Ei kardagi midagi? Peeter on lõvi? Ei, ikka kardan. Aga milline see kõige suurem hirm on ju? Ütleme, kui natukene niimoodi ebamääraselt vastata, siis kõige suurem hirm on olla ebaadekvaatne. Et ma ei lähe nagu päris vooluga kaasa. Ma kuskil ilma asjata teen mingeid selliseid lükkeid, mis ei ole adekvaatsed. Vaata, inimene, kes on adekvaatne või selline mõiste on siin sektikristluses ka, et õigsus. Et siis ta võib teha väga, väga võimsaid asju, aga ta teeb niimoodi, et sellel ei ole nagu mingeid selliseid vastulööke, et ta nagu libiseb läbi niimoodi. Ja on mitmeid inimesi ka ju meie kultuuriski siin, kes räägivad väga teravaid asju, nad räägivad sellisel moel seda, et ei saa nagu kinni hakata kuskilt. Et nagu öeldakse, et õige hõlma, kurat ei hakka, ta ei saa kinni sealt lihtsalt. Hästi diplomaatiliselt nagu või? Et nagu hästi diplomaatiliselt või? Et nagu suhtlevad või räägivad hästi diplomaatiliselt, et ei saa nagu kuskilt kinni. Nad ei taotle mingit diplomaatiat, aga nende loomus on juba, Varro ma tõin siin juba nagu näiteks, eks ole. Nende loomulik loomus, mille nad on leidnud ja avastanud, on juba selline. Ja võib-olla minu hirm on see, et ma mõnikord ütlen väga teravaid asju, aga ma ei ütle neid adekvaatselt. Et see võib-olla kahjustab kuidagi kogu seda tervikut või seda olukorda kaasa arvatud võib-olla mind kuidagi või veel kedagi, eks ole. Ja ma olen ennast niimoodi korrigeerinud ka mõnikord. Et
ma korra täpsustan, et see hirm võib olla see, et sa ei suuda nagu arvad, et sa ei saa oma sõnumit õigel kujul edasi anda, et see võib tegelikult inimesteni jõuda teistmoodi, mis tegelikult teeb rohkem võib-olla kahju kui kasu. Ja, et no see ei ole enam hirm, see on natuke nagu selline pettumus või teadlikkus oma sellisest, et ma ei suuda nagu sõnumit inimesteni viia. Ma ei suuda võib-olla nende inimesteni viia, kellele ma sooviks viia, kelleni ma sooviks viia või nii paljude inimesteni või selle grupini või sotsiaalse rühmani. See ei ole hirm, see on nagu selline teadlikkus oma teatud ande puudulikkuses selles sfääris. Samas ma tean, et mul on mingis teises sfääris. Ma arvan, et minu anne kõige paremini on avaldunud ikkagi nendes raadio- ja telesaadetes, mis olid dialoogilised tegelikult. Et seal ma ise tundsin ennast kõige paremini. Inimesed tundub, et läksid lahti, eks ole. Traditsioonitarkuse saated saab ju kuulata, seal on üle 100 saate, eks ole. Nad on väga järelkuulatavad saated, nad on olemas Klassikaraadios. Ja osa neist on võib-olla siiamaani aktuaalsed, kuigi nad olid paarkümmend aastat tagasi juba see värk algas, eks ole. Ja need olid ikkagi meie vaimse liikumise liidrid, kellega ma seal vestlesin, eks, erinevate vaimsete liikumise liidrid. Ja. Nii, aga meil on üks selline küsimus veel. Me rääkisime just vahepeal ka sellest valetamisest, et kuidas ego manipuleerib kogu aeg. Mis on sõnul, kui sa praegu mõtled natuke kõige viimasem selline minivale, kus sa tead, et ego tahtis nagu oma, kas võimendas midagi, keeras seda kuidagi teistmoodi, serveeris asja teistmoodi või manipuleeris, et teine inimene käituks kuidagi niimoodi. Mis on viimane, mida sa mäletad? Mul tuleb hoopis see mõte, et valetamises ei ole midagi, seda ei saa niimoodi kõige täiega nagu hukka mõista. Ega hukka mõista ei olegi, aga lihtsalt, et mis asi see on, kui sa oled teadlik, et ego manipuleeris tõde, ütleme nii. Milline on viimane hetk, kui sa tead, et ego manipuleeris tõde või moondas tõde? Ei, ta ei manipuleerinud, ta säästis. Vot just. Ta säästis. Kas valetamist õigustamas? Ja mis see tegevus oli, kas sa võid rääkida ka? Või see on liiga selline? Mis see tegevus oli? No neid tegevusi on üsna palju, üsna tihti. Ehtne poliitik keerutab mõnusalt. Vasta küsimusele, see on see poliitikute nipp, on ju, kui küsitakse, siis küsi vastu. Et ma ei ole selline lollit aus, kes pahatab kõik välja, et ma olen sellest faasist läbi. Ei, kui ma tõeliselt närvi ajatakse, siis ma ütlen küll südamest välja. Aga ma ei ütle seda, mul tuleb mõnikord selline püha viha nagu peale, aga see on puhasta, ma olen järginud nii mulle kui teistele. Aga see on ju pigem ausus, siis mitte valetamine nagu. See on ausus, jaa. See on ausus ja... Aga mis on just valetamine, et ongi, kui sa jätad tõe rääkimata. See on piirolukorras, aga kui ei ole piirolukorda, siis ma rahulikult teen selliseid väikesi valesid, mis loovad sellise, ma tajun nagu teiste inimeste piire, ma tajun enda piire, ma tajun suhete piire, eks ole. Ja seal on sellised kasulikud valed nii-öelda, mis puudutavad lähisuhteid, mis puudutavad mingeid materiaalseid küsimusi, eks ole, ja muid elulisi küsimusi. Et ma leian, et see on täiesti õigustatud. Ega me seda ei öeldki, et see ongi, et valetamine ongi, see ongi, sest et mida ma selles saates ütlesin ka, et inimene, kes on 100% aus, siis tema saab varsti kuuli pähe, ta ei jõuagi elada normaalset elu. Et valetamine ongi elu osa, sest muidu see oleks, ma rääkisin sellest tööintervjuust ka, et tööintervjuule neiu läheb tööintervjuule ja kirjas on see, et ma olen täiesti 100% aus ja siis see loeb seda, ütleb, sa oled täiesti 100% aus, mulle väga meeldib see. I don't give a fuck what you think. Et nagu mind ei koti absoluutselt, mida sina arvad. Ausus on.
niimoodi tööd kindlasti ei saa. Või noh, Jah, üks miljonist aga see võib-olla on just, jah, jah. davai, tule tööle, saadki kohe, väga hea, ilus. Vaata, ma ei saa öelda seda viimast valet, kuna mõni inimene võib kuuleb asja osaline. Ja, las ta jääb siis, las ta jääb. Sa väga ilusti mängis ennast välja, las ta jääb. Väga osav, well played, sir. Ja, see oli väga adekvaantne vastus praegu. Kui sul on võimalik öelda meie kuulajatele 3 asja, harjumust, mis mõjutavad elu kõige rohkem, mis inimene võiks oma elus rakendada, aga siis oma elu nagu igapäevase rutiini viia, et mis on need 3 harjumust, mis võiks inimese elu kõige rohkem transformeerida? Kas siis igapäevased harjumused või midagi sellist? No esimene harjumus võiks olla kuulata, näha, vaadata head kunsti, kõrgkunsti, mis on hästi kättesaadav praegu läbi neti jällegi. Näiteks klassikalist muusikat. Ja sealhulgas ma avastasin näiteks Rahmaninovi ja Tšaikovski Idakiriku koorilaulud, mis on täiesti vapustavad, kus suured heliloojad on kirjutanud vaimulikku muusikat. No mis see teine võiks olla? Kui sa mõtled näiteks oma elu peale ka, et mis sinu elus on kõige rohkem sind mõjutanud, mis harjumused sul on? Et nendest lähtuvalt võib ka tulla. Mul on harjumus tunda lähedust, lähedase inimesega, kõigil tasanditel, nii füüsilisel, hingelisel kui ka vaimsel. Et olla dialoogis, olla sellises sulandumises, olla põnevas seikluses hingetasandil. See on mulle väga tähtis ja seda ma tohutult naudin. Ja kui ma leian inimese, kes ka kõigil neil 3 tasandil seda naudib, siis see on midagi väga võimsat. Võib-olla see ongi mingi kaksikleek või mingi süke asi, eks. Ja mis see 3. võiks olla, ma ei tea, lisaks sellele nokitsemisele, käsitööle, meisterdamisele ikkagi filosofeerimine. Ja vahel mul tuleb vaim peale, on hea, et Facebook on olemas, ma saan seal välja käia. Ja vahel tekib ka siis, mõned inimesed, kes alati alustavad ka dialoogi, on õnneks olemas. Ja. Et mõelda nii-öelda mõtteid elust ja kõigest sellega seonduvast. No mõelda just sellised filosoofilisi, see puhta mõtlemise tasand nii-öelda. See ei ole mingi argine, mingi konkreetne, pisikene, suur, et see on selline puhas mõtlemine on enne puhas teadvust, et see on see kõige peenekohalisem vorm minu jaoks üldse. Ja siis seda nagu nautida, kas või välja käia või siis ka olla mingi seltskonnas ja seal seda nagu lahti kerida. See on äge. Need 3 ma küsin ka küsimuse veel. Jah. Et kuna see on siuke nii-öelda enesearenduse vestluse värk või see kasvama koos liikumine, mis on sinu jaoks või sinu arust eneseareng? Enesearendus? Kuidas sina seda nagu näed, võtad? No nagu ma kordan natuke, et eeskätt on see kohanemine oma varjuga, mis samal ajal avab tõesti mingeid uusi nägemusi, transformatsioone, tasandeid. Et mul on ta kuidagi selle varjuga kohanemisega seotud tihedalt. No see on ka sama, et läbi inimene areneb eeskätt läbi kannatuse, eks ole, aga see eneseareng ei ole minu jaoks selline hirmus suure tähega asi. Ma leian, et ma ei ole eriti kuskil arenenud. Ma olen pigem tundma õppinud oma nõrkusi ja tugevusi ja neid nagu optimaalsemalt kasutama. Sest kui ma kohtun mingi inimesega, keda ma ei ole 10 aastat näinud näiteks, ja paljudel on see efekt võib-olla, et siis ongi nagu mitte midagi pole muutunud vahepeal. Ma olen ikka see sama vana inimene, kes tol ajal käitus temaga niimoodi, eks ju. See tuleb tuttav ette. Et kus see areng? Jah. Et see võiks oma teadlikkus ainult nagu muutub.
jah. Noh, oled leidnud paremad suhted, loonud õdusama olukorranda. Oled endast paremal arvamusel ja siis äkki juhtub sama vana asi võib-olla selle inimesega 10 aastat juhtub. Aga siis on hea, et võib-olla jah, teadlikkus on ikkagi kasvanud ja ma oskan nagu rohkem näha seda kõrvalt ja seda nagu nautida ja läbi elada ja reflekteerida. Ja noh, kogeda seda kui eksperimenti või sellist seiklust. Et siis lühidalt võib kokku võtta, et ongi läbi teadlikuks saamise siis oma nendest nõrkustest ja varjukülgedest, et enda teadlikkuse kasvatamine, et see oleks enese arengu ja oma tugevuste ka muidugi, jah. Et noh, ega see on arengupsühholoogias on ju ka sama täpselt, et ikkagi tuum on teadlikkus. Ütleme, esimene aste on ehedus, autentsus. Nii tunnetes kui mõtetes, eks ole, aistingutes. Et eheduse võib saavutada heas seltskonnas mõne hetkega. Et sa lihtsalt avaned, eks ju, kuna on selline õhkkond. Ja hiljem sa hakkadki avanema ja muutud autentsemaks. Et see on väga kiiresti saavutatav. See on nagu gestaltpsühholoogia või eesmärk, eks ole, autentsed tunded. Aga miks mitte ka autentsed mõtted loovad mõtted, tähendab, et ma loon tundmatusest. Aga teadlikkus, et see võtab aega aastaid, aastakümneid elusid. See ei ole nii nipsus. See kuidagi tasakesi ronib nagu peale, jah? Et nagu kardinad kogu aeg tasakesi, nagu jälle siuke mingi sündimisprotsess järjest teadlikumaks saada. Aga see on kindel asi, kindlad astmed toetada sinna. Et kui sa mingi asja teadvustad ära ja mõistestad, sa oskad seda väljendada mõistetes, nii et teine saab aru, siis see on nagu kindel trepiaste, mille peale sa saad astuda. Ja siis avada järgmise ruumi, mida sa veel ei oska mõistestada, mida sa veel ei ole teadvustanud. Aga see eelmine aste, vaata, see on nagu psühhoteraapias, et sa võid lõputuid kordi seda sama tunnet läbi elada seal, eks ole. Aga kuna sa ei taipa ära seda seost, mis tekitas sellise šoki, ütleme, või selle trauma. Ja kui sa ei näe läbi mõtlemise seose, kuidas see kogu aeg on sind sinna auku tõmmanud, kui sa ei saa aru sellest, seni sa ei saa sealt edasi. See võttu selline lihtsalt läbi elamine, see on minevik, tuleb teadvustada. Sa koged ja sul tekib see seos. Intellekt äkki taipab, see on see läbistav tarkus antud tasemel. Ja nüüd on see teadvustatud ja ma näen seda juba selgemalt. Ma enam ei astu lihtsalt selle auku. Ma tunnen selle ära, sest ma olen selle intellekti tasandil taibanud. Vahepeal on vaja ikka päris mitu korda ühte samma ämbrisse astuda, enne kui ma olen käinud siin. Nii kaua kui ämber katkile. Mingi 6 korda enda selja ära nii-öelda murnud neid diskiprolapse ja närvikotikese prolapse, enne kui ma lõpuks aru sain, Maiko, esiteks ära hüppa tundmatuskohas vette, teiseks ära ehita üksi palkmaja, kutsu keegi appi, palgid on rasked ja mingid siuksed asjad. Okei, nüüd täna ma juba enam-vähem tean. Kuule, ma arvan, et aitab küll, võtame kokku, et väga äge. Vaata, dialoog on lõputu asi ja sellega tuleb arvestada. Ja, ma tean, et see läheb, et alati on juttu jätkub kogu aeg kauemaks, kui on sellised inimesed koos, et siis ei jää kunagi puudust teemadest, millest rääkida. Aga igatahes suur aitäh, Peeter, et sa eraldasid meile selle aja ja tulid meiega vestlema. Ma loodan, et vaatajad ja kuulajad saavad ka siit päris palju väärtust, et meil on vist praegu ka veel seal live vaatajad, et kes meiega püsisid see 2 tundi ja 20 minutit, väga võimsad olete kõik, et aitäh teile selle toetuse eest. Alguses sai küll mainitud, aga igaks juhuks veel ütlen, et kes juhuslikult ei tea, kus Peetri tegemisi või asju jälgida, et siis täna podcast üle inimlike piiride ja Facebookis on sellised grupid nagu Müstikupäevik, Armastuse kunst ja valgustunud kodanikuühiskond, kus ta siis jagab igasuguseid tsitaate, mõttekäike, välgatusi. Ise olen ka kõikides nendes 3 osaleja. Ja siis ma näen ka, kuidas Peeter paugutab automaadist. Jah, seal on igapäevane värk.
kuule, aga ma tänan ka teid tõesti südamest, väga tore oli teiega siin niimoodi. Ja noh, muidugi liigutav on, kui sinult küsitakse ja huvi tuntakse, et see nagu tõstab seda ego. Ja siis nagu tunned end hästi mugavalt ja niimoodi. Et suur tänu selle eest. Me kindlasti kohtume veel. See maailm on väga äge maailm, mis ego just puudutab ja kogu see areng, et see on nagu, mind ennast köidab see nagu jõhkralt palju, et see on äge. Jah, me võime järgmisel tasandil jälle kohtuda, eks ju. Jah. Või siis teha veel ühe saate ühel hetkel, kus me räägime ainult ühest konkreetsest asjast näiteks. Noh, loksub paika. Olgu, aga suur aitäh kõigile ja järgmise korrani. Ja oota, enne veel, ma tahtsin veel, sa tahtsid ka midagi öelda, et järgmine teisipäev on meil siis hirmude teema, räägime hirmudest, et kindlasti tuleb väga põnev vestlus, et kuidas hirmud meie elu mitte ei takista, vaid ei lase meil lausa elada. Enamus inimesi lihtsalt ei ela, kuna nad kardavad ja kuidas neid hirme siis ütleme ära tunda ja kuidas neid ületada, kuidas siis hirmudega toime tulla, et räägime kõigest sellest järgmine. Isegi sõjaolukorras, eks ju. Kuidas isegi sõjaolukorras. Nii, räägi Maiko, mis sa tahtsid öelda? Ei, midagi, täpselt see tuligi meelde, et me peame järgmist sõda ka reklaamima. Jah, just. Siis me olime ühel lainel. Väga hea. Igatahes, aitäh ja kasvame koos. Bye. Jah, kasvame koos. Tšau.